Ilmselt 2021. aasta kõige viimane Eesti Autospordiliidu egiidi all toimuv sari oli Terminal Oil Noored roolis. Hooaja viimane etapp 6 sõideti juba suhteliselt jõulumeeleolus 19. detsembril Kulbilohu rallikrossi rajal. Õnneks ilmataat seda kõike võimalikul moel siiski soosis, kuigi rada oli libe ja vägagi keeruline, aga tehnikasport meie laiuskraadil tulebki arvestada erinevates oludes. Selgelt oli see ka nendele noortele hea kogemus. Taas ikka 2 klassi, nooremad kuni 12 eluaastani ja vanemad kuni 15. eluaastani. 3 vooru rajal ja võidab see, kes saavutab parema tulemuse. Aitavad ja juhendavad noori autos juba kogenud tehnikasportlased. Seekord siis rallikrossi radadelt tuntud Kevin Allik, Rico Rodi ja ennast ralliradadel tõestanud Siim Liivamägi. Lähenev aasta lõpp ja koolivaheaja ootus oli loomulikult noorte võistlejate ridu ahendanud, kuid põhituumik oli siiski kohal, eriti just need, kellel soovi ja huvi kaasa rääkida kogu sarja paremuse osas. Seekord teeme ülevaate just viimasest etapist. Sarja võtame kokku juba järgmisel nädalal. Alustasid nagu ikka tütarlapsed, kokku oli neid võistlusrajale kippumus 8. 5. tulemuse saavutab viimasel etapil Maria Mäeots, kes iga vooruga tulemust parandab ning parimaks jääb talle 3. voorus välja sõidetud 1.37,376. 4. tulemuse etapil saavutab Elisabeth Adele Peek ajaga 1.30,799. Saavutab ta selle samuti 3. voorus. Poodiumi 3. astmele tõuseb sellel etapil Elisabeth Tamm. Tema 2. vooru sõit ebaõnnestub täielikult, kuid 3. voorus suudatab siiski saada aja 1.18,203. Samuti 3. voorus oli temast 6,5 sekundit parem Grete-Miia Koha, kelle tulemus siis oli 1.13,619. Selle etapi võitja oli aga suvel juba korraliku kardihooaja selja taha jätnud Meril Peldes. Tema 3. läbimise tulemus oli nii kõva nagu 1.11,619 ja etapilt suhteliselt kindel esikoht. Tuli siia hooaja lõppu veel ilus selline võit sellelt etapilt. Väga tore oli ja hästi läks täna. Et kus see kiirus ikka siin sul hooaja lõpus säilinud on, sest viimasest kardisõidust on sul vist päris pikalt juba möödas, mitu kuud või? No eks seekord oli natukene harjutasime ka, aga ikka mäletan, kuidas sõita õnneks. Oli raske rada täna? Jah. Oli ikka libe? Kindlasti. Mida sa siis uuel aastal juba plaanid, et jääd ikkagi rohkem kardi peale või ikkagi vaatad ka muid asju? Ikka muid asju ka. Et ikka oleks mitmekülgne? Jah. Poiste sama vanuserühma sõitjad olid juba sellised, kes armastavad teatud hetkedel päris kõvasti riske võtta. Seega tähendab seda, et ajarajal saad küll hea, aga paraku raja piirete puudutamise eest tuleb juurde päris kõvasti trahvisekundeid ja see võib pildi lõpuks suhteliselt segamini lüüa. Just nii ka läks. 5. tulemuse 20 startinu seas sõidab lõpuks välja Armin Raak, kes 2. vooru katkestas rajalt väljasõidu tõttu. Parima tulemuse saab aga ta 2. sõiduvoorust 01.06,961. 4. sellel korral Jandro Kuusk, kes reeglina samuti etapidel ikka pedestaali kohti jahib. Tema kõige parem tulemus tuleb samuti teiselt läbimiselt ja see oli 1.05,394. 3. noormees etapil oli lõpuks Robin Roose. Jandro kaotab talle lõpuks 1,3 sekundit. Tema parim tulemus sünnib samuti 2. sõiduvoorus. Ajaliselt on see 1.04,375. Raju Heitluse etapi võidu nimel päädibki suuresti selles, et kui puhtalt keegi raja läbib. Larsen Lubi suudab seda võimalikult hästi teha 3. sõiduvoorus ja ajaliselt väljenduna on see siis lõpuks 1.03,079. Vaid 0,031 sekundilise paremusega võidab aastal 2021 Noored roolis etapi esmakordselt Rasmus Tsirna. Võidu tulemus sõidetakse välja 3. voorus ja ajaliselt on see 1.03,048. Kus sa sellise jõu ja hoo leidsid lõpuks ikka 3. otsustavaks sõiduks? Kindlasti oli asi ka juhendajas, et see juhendaja oli väga hea. Varemased 2 vooru tegin ühe juhendajaga. Selles nagu ei olnud midagi hullu, aga lihtsalt juhendaja ja auto vahe oli ka minu arust. Kas sa teed nagu trenni ikkagi vahepeal ka pärast kooli või kuidas sa harjutud? Harjutan vanaisa juures autoga sõitmis Suzukiga ja siis sõidan ja nädalavahetustel tavaliselt. Tahad ikkagi tehnikaspordis nagu edasi liikuda? Jaa, kindlasti. Mis su enda soov oleks, et kus sa tahaksid võistlema hakata või millega võistlema hakata? Juba praegu on meil ostetud crosskart, millega me hakkame võidu sõitma. Nii et varsti näeme sind crosskardil juba? Jah. Nii et Rasmus Tsirna, Larsen Lubi, Robin Roose.
Võistluspäevaga lõpetasid juba vanema vanuserühma sõitjad, taas loomulikult kõigepealt tütarlapsed ja siis poisid. Vanema vanuserühma puhul on ilmselgelt ka juba kiirused suuremad ja riske võetakse rohkem. Esimeses voorus said ajalise karistuse praktiliselt kõik, kes rajal käisid. Ette täpsustuseks tuleb öelda seda, et lagunes tehnika, päev venis ja ühel hetkel oli väljas pime, mis hakkas mõjutama sõidu turvalisust. Seega läks selles vanuserühmas arvesse vaid 2 vooru sõidud. Tütarlaste arvestuses tuli etapil 4. Annabel Taaber, kelle päeva parimaks jäigi teise vooru aeg 1.33,304. Kolmas tüdruk Kulbilohus toimunud 6. etapil oli seekord Katleen Kaasan. Temal õnnestus päeva parima aeg aga saavutada esimeses sõiduvoorus 1.30,820. Teise koha saavutus etapil Victoria Helena Peek ajaga 1.26,896 ja see sündis teises sõiduvoorus. Päeva võitis taas vanemate tütarlaste arvestuses Marta-Liisa Meindorf sellise tulemusega nagu 1.18,217, mille ta sõitis välja esimeses voorus, kusjuures teise vooru aeg oli tal umbes sama, seega korralik stabiilsus. Mis selline on see emotsioon selle nii-öelda tehnikaspordi juures, mis sind nii kisub? Ma isegi ei tea, see on lihtsalt selline põnev ja iga kord on uued võimalused ja uued rajad ja selline vaadata kõrvalt, kuidas ise autot ehitab, on jälle kuidagi huvitav, nii et kuidagi kutsub ja nii on. Nii et tegelikult on selline ikkagi ka eluks vajalik kogemus sulle. Jaa, kindlasti. Eks tänaval tuleb ka hakkama saada, nii et... Sa ise tunned ka, et sa oled selle aastaga või selle sarjaga natukene ikkagi arenenud, paremaks muutunud ja kindlamaks muutunud ka rajal? Kindlasti ma arvan, mingil määral. Kiirust on tulnud? Ja seda on veel vaja. Mis sa ise plaanid juba tulevikus? Tahad ikkagi tehnikaspordiga võimalikult palju jätkata, kui nii palju kui võimalik on? No ütleme siis nii, et järgmisel aastal läheme juba rahvasporti, nii et siia ma ei jää. Hakkad juba rahvarallisid sõitma? Jaa. Marta-Liisa Meindorf. Noormestel toimus tihe rabilemine 3 poisi vahel. Nagu korra juba mainitud, oli rohkesti riski võtmist, seega ka karistussekundeid. 5. tuli etapil Gert-Martin Jesmin, kõige parem are saab ta esimeses voorus 1.21,505. 4. tulemust etapil näitab ka Aurora Allaväli ajaga 1.18,570. See sünnib samuti esimeses sõiduvoorus. 3. tulemuse sellel keerulises ajal suudab välja sõita Mattias Oltsmann ja see sünnib teises voorus, kusjuures oma esimese vooru aega parandab ta lausa 21 sekundiga. Tema tulemus on lõpuks 1.17,145. Teine poiss 6. etapil oli seekord Harles Simon Poljakov. Tema esimene raja läbimine oli nii hea kui 1.16,628. Selle etapi parim oli ka ülivõimselt ka ennem selles sarjas poodiumile kõige kõrgemal astmele tõusnud Marte Nõunamaa ja aeg tuleb tal esimesest voorust 1.03,993. Selline kõva aeg, millele keegi lähedale ei saanud. Jäid rahule? No algus oli hea natuke kehva, aga lõpus läks juba päris hästi, et 2 sõitu järjest ja enam. No praegu vist üldtabelis ka ikkagi suhteliselt korraliku koha peaksid saama. Ma ei tea küll, kuidas need punktid nüüd jagunevad ja teil oli seal suhteliselt väiksed vahed, aga oli selles sarjas sulle endale ka nagu ikka kasu? Oli küll jah, et nüüd oskab autoga paremini sõita, tabab kabariiti paremini. Üldkokkuvõttes ka inimest etappi olin 3. Nüüd võib olla väike võimalus teiseks jääda, et täitsa normaalne. Ja mis ise plaanid juba tulevikus? Kas kiikad ka ikkagi tehnikaspordi radadel kuidagi edasi? No ma arvan jah, et natuke karti ja vahepeal uuesti äkki järgmine hooaeg uuesti Norretroolis, kui tuleb. Need võimalust on? Kindlasti. Kuidas Terminal Oil Norretroolis sari peale 6 sõidetud etappi üldkokkuvõttes lõppes, sellest teeme kokkuvõtte juba järgmisel nädalal.